Tere! Orgaanilises sünteesis tekib reaktsioonide käigus tihti mitte puhas saadus, vaid ainete segu. Kasutades õhukese kihikromatograafiat saame teada, millised ained on selles segus ning me saame hinnata ka selle segu puhtust. Kuid mida teha juhul, kui meil on vaja komponentideks eraldada suur kogus ainete segu? Üks võimalus selleks on kolonnkromatograaфia. Kolonnkromatograaфia põhimõte sarnaneb õhukese kihikromatograaфia omale. Liikumatu faasina kasutatakse endiselt silikakeeli ning voolutiks on ikka erinevad orgaanilised lahustid. Voolutamist viiakse aga läbi spetsiaalses klaasist kolonnis, kuhu mahub silikakeeli võrreldes plaadiga väga palju. Erinevus on ka voolutusprotsessis. Kui õhukese kihikromatograafias tõusis vooluti kapillaarijõudude toimel mööda plaati kõrgemale, siis kolonnkromatograafias liigub vooluti raskusjõu toimel mööda kolonni ülalt allapoole. Kolonnkromatograaфia läbiviimiseks tuleb esmalt silikakeel kolonni viia. Kuigi silikakeeli saaks kolonni lihtsalt kuivana valada, siis praktikas seda siiski ei tehta. Niimoodi jääksid voolutades silikakeeli vahele õhumullid, mis häiriksid oluliselt komponentide lahutumist ning lõpptulemus oleks mitterahuldav. Seetõttu lisame silikakeelile voolutit, et valmistada sellest suspensioon. Näeme, et silikakeelist moodustub pasta ning eralduvad õhumullid. Õhumullidest lahti saamiseks tuleb segu ka veidi loksutada. Avame kraani ning valame saadud segu kolonni. Näeme, et suspensioonist setivad silikakeeli osakesed kolonni põhja. Selleks, et saada viimastest õhumullidest lahti, koputame kolonni settimise ajal kergelt sõrmedega. Näeme, et kolonni seintele on jäänud üsna palju silikakeeli. See tuleb voolutiga maha pesta. Nüüd on kolonn segu lahutamiseks peaaegu valmis. Vaja on veel lisada silikakeeli pinnale midagi, mis kaitseks seda. Üldjuhul kasutatakse selleks parajaks lõigatud filterpaberi tükki või tseliiti. Neid kasutamata on suur oht, et lisatav ainete segu või vooluti pööravad silikakeeli pinna segamini ja muudavad seetõttu lahutuse halvemaks. Meie kasutame oma eksperimendis pinna kaitsmiseks tseliiti, mis on silikakeeli laadne aine, kuid mille pinnal komponentide lahutumist ei toimu. Tseliidikihi lisame kolonni samamoodi nagu silikakeeli. Nimelt teeme sellest suspensiooni ja valame lihtsalt kolonni. Nüüd saame kolonni kanda lahutatava segu lahuse. Kanname aine pipetti kasutades ettevaatlikult kolonni ja peseme kolonni seinu vähese koguse voolutiga. Kordame kolonni seinte pesemist paar korda, et kogu lahutatav segu oleks imbunud silikakeelile ning kolonni seinad oleksid puhtad. Nüüd võime lisada kolonni rohkem voolutit ja avada kraani, et vooluti hakkaks raskusjõu toimel kolonnist läbi voolama. Voolutamise käigus näeme, et kolonnis jaotub segu eri värvi komponentideks. Lahutus toimib samal põhimõttel nagu õhukese kihikromatograafias. Värviliste ainete lahutamine on lihtne. Me näeme täpselt, kui kaugele on aine kolonnis jõudnud ning millal see kolonnist välja voolutub. Tänases katses soovime kätte saada ainult puhta kollase aine. Selleks hakkame nüüd seda katseklaasidesse koguma. Veidi keerulisem on olukord värvitute ainete puhul.
siis peame me kogutud fraktsioonide koostist teiste meetodite abil analüüsima. Näiteks võime me fraktsioonidest kanda väikese tilgakese õhukese kihi kromatograafia plaadile ja seejärel kas UV-lambi või spetsiaalse indikaatorlahuse abil ilmutada. Fraktsioonide puhtust saame samuti hinnata õhukese kihi kromatograafia abil. Selle jaoks tuleb aga plaat enne ilmutamist ka ära voolutada. Kui soovitud komponendid on kolonnist välja tulnud, võime voolutamise ära lõpetada. Ühte komponenti sisaldavad fraktsioonid saame kokku panna ning kui soovime seda komponenti saada puhtal kujul, siis tuleb ka vooluti ära aurustada. Lihtsaim viis selleks on kasutada rotaator-aurustit. Rotaator-aurusti töö põhimõte seisneb lahustite aurustamisel langetatud rõhul, mis alandab nende keemistemperatuuri. Aurustamise kiirendamiseks soojendatakse kolbi vesivannil. Kolbi pöörlemine tagab ühtlase keemise ning aitab vältida ülekeemist. Nüüd olemegi oma segust suutnud kätte saada puhta kollase aine. Nagu eelnevast võis näha, on kolonnkromatografia teostamine üsna ajamahukas töö. Seetõttu on tänapäeval olemas kiirkolonnkhromatograafid, mis vähendavad oluliselt ainete puhastamisele kuluvat aega. Kiirkolonnkhromatograafide töö põhimõte on sama, kuid siin kasutatakse eeltäidetud kolonne, millest pumbatakse voolutit läbi kõrgendatud rõhul. Mitmed keemilised ühendid neelavad ultraviolett ja nähtavat valgust. Kui juhtida läbi proovi valguskiir, siis on läbinud valgust analüüsides võimalik teha järeldusi proovi koostise kohta. Seetõttu on antud masin varustatud ultraviolett ja nähtava valguse lainepikkuste alas töötava detektoriga, mis pidevalt analüüsib kolonnist välja tuleva segu koostist ning jaotab automaatselt eri komponendid eri fraktsioonidesse. Kasutajamure on vaid valida sobiv voolutusprogramm, kanda lahutatav segu õigel hetkel kolonni ning jälgida lahutusprotsessi arvutiekraanilt. Näeme tekkivat kromatogrammi, mille X-teljel on kolonni läbinud vooluti ruumala ning Y-teljel detektori signaali intensiivsus. Iga tekkiv piik vastab ühele kolonni läbinud ainele. Õhukese kihi ja kolonnkhromatograafia on lihtsamateks analüüsideks igati sobilikud meetodid. Aga mida teha siis, kui soovime saada täpsemat ja informatiivsemat hinnangut? Sel juhul tuleb appi kõrgefektiivne vedelikkhromatograafia ehk HPLC. Oma põhimõttelt on tegu justkui kiirkolonnkhromatograafia edasiarendusega. Ainult nagu ka õhukese kihi kromatograafia puhul kasutatakse seda ainete ja segude koostise määramiseks, mitte suurte ainekoguste eraldamiseks. HPLC erineb eelnevalt tutvustatud meetoditest selle poolest, et kolonnis kasutatav silikakeel on keemiliste reaktsioonide abil muudetud mittepolaarseks. Seetõttu liiguvad kolonnis kiiremini hoopis polaarsed ained. Vähepolaarsed ained aga seostuvad tugevamini liikumatu faasiga ning liiguvad kolonnis aeglasemalt. Samuti on HPLC kolonnid väga efektiivsed, mis tähendab seda, et nad võimaldavad 10 kordi paremat lahutust kui õhukese kihi või kolonnkhromatograafia. Ühtlasi on HPLC süsteemis tavaliselt mitmeid detektoreid. Lisaks UV ja nähtava ala detektorile on antud instrument varustatud ka fluoressents- ja massidetektoriga. Fluoressentsdetektor mõõdab proovi kiiritamise käigus eralduva fluoressentsvalguse intensiivsust. Massidetektor mõõdab aga proovis olevate molekulide massi. Need detektorid on väga tundlikud, võimaldades avastada juba väga madalaid ainekontsentratsioone. Seetõttu saab HPLC seadmeid kasutada näiteks mürgijääkide määramisel toiduainetes, kus nende lubatud sisalduspiirid on väga madalad.